oled sa märganud, et sinu sees on üks hääl ja see hääl on selline, mis ütleb asju nagu oled sa kindel, et sa saad sellega hakkama. Teised teevad seda palju paremini. ta sosistab sulle kõrva selliseid võib-olla alati mitte kõige ilusamaid sõnumeid. ja teinekord on selline vaikne sosin ja mõni päev on ta väga valjuhäälne. ja kes ta siis selline on ja mida ta meie sees tegelikult teeb? see on sisemine kriitik. ta ei ole meie sees lihtsalt niisama. ta on sinna tekkinud suure tõenäosusega juba väga varajasest east ja tema tegelik selline eesmärk on sind aidata, sind hoida, sind ohtlike olukordade eest nii-öelda päästa. ja teinekord hoopis mõjutab, eks ju, hirmutavalt ja takistab sind, see võib-olla tänu sellele ei võtagi mingeid asju ette, et see ei ole just kõige selline motiveerivam. et jah, ta võib-olla paneb mingites hetkedes rohkem pingutama ja arenema ja veenduma, et sa oled ikkagi kindel, aga teistes hetkedes ta võib sind nagu lihtsalt maha teha, motivatsiooni ära võtta ja sind nii-öelda paigale tarduma panna. ja sisemine kriitik ei ole mitte ainult nagu lapsepõlvest ja need ei ole need vanemate sõnad, et oi, ära tee seda ja oi, ära tee seda ja nii ei ole sobilik, vaid sa saad neid samu sõnumeid ka oma õpetajatelt, oma kaaslastelt, mis on okei, mis ei ole. ja niimoodi sa siis ennast sealt sisemiselt kritiseerima hakkadki, et sa võtad justkui need hääled üle ja hakkad ise selleks kriitikuks. ja mis see peamine sõnum siis nii-öelda nagu on? et peamine sõnum on see, et sa ei ole piisav. eks ju. ja see kriitik on justkui nagu osa meie psüühikast ja tema eesmärk ei ole tegelikult meile nii-öelda halba teha, eks ju. et ta tahab meid hoida, ta on justkui väike selline turvamees, ta on see küsimuste esitaja, et päästa meid siis jah, nagu ebaõnnestumise eest, häbi eest, valede tegude, käitumiste eest. ja lõpuks see sõnum on see, et ära tee selliseid asju, kus sa võid haiget saada. et see ongi siis nii-öelda selle kriitiku kaks nägu, eks ju, et teinekord jah, ta meid aitab, ta on edasiviiv jõud. ta ei lase meie egol liiga suureks paisuda, aga samal ajal võib ta tegelikult meid nii ära materdada, et sa jäädki lihtsalt koha peale, ei teegi midagi, sellepärast et sa hakkadki teda uskuma, sa hakkad uskuma seda, et see ei olegi millekski nii-öelda võimeline ja see takistab sind väga paljusid asju oma elus võib-olla tegemast ja julgemast ennast nagu näidata sellisena, nagu sa tegelikult oled. ja see võibki siis nagu süvendada seda ebakindlust, süvendada neid hirme ja ta justkui nagu rikubki selle rõõmu ja vabaduse tunde. ja selle kriitiku all on siis ka see nii-öelda sisemine laps, see rõõmus väike laps, kes tahab tegelikult nii-öelda välja saada, kes teebki teinekord siukseid asju, mis seda ema on, eks ju, vaadatakse sind siukse näoga, miks sa nii teed ja miks sa nii oled ja miks sa nii räägid. aga see sisemine laps, eks ju, tema oli nagu ta oli ju tegelikult alguses selline vaba ja tegi mis iganes, eks ju, et väljaspoolt hakkasid sõnumid tulema, et mis siis nagu on sobilik ja mis siis ei ole ja erinevates peredes on see loomulikult ka väga erinev, et mis siis on nagu okei ja mis ei ole. ja kriitik, ta ei tahagi, et ma oleks kuidagi rumal, ta ei taha, et me teistele ei meeldiks, et meid nagu eemale lükatakse. ja
ja ta jah, eesmärk on siis luua meile nii-öelda sellist turvatunnet, mis iseenesest tegelikult on nagu võlts turvatunne. Eks ju, et sa jätadki ju tegelikult kõik tegemata, et siis on hea nagu turvaline või kuidas. ja see siis takistab meid ka nii-öelda nagu iseennast jagamast kogu maailmaga, näitama neile teistele, eks ju, milline me siis päriselt oleme. kui sa oled seda häält märganud, siis see hääl võib teinekord päris valju olla. ja päris tihti ja erinevates olukordades siis nii-öelda kritiseerida, kui sõna võtta, selliseid turvaküsimusi nii-öelda esitada. et miks sa arvad, et sa oskad, et ma ei tea, noh, keegi ei hooli sellest, mida sina rääkida tahad või mida sina, ma ei tea, tänapäeval näiteks postitada tahad või et sa oled liiga tundlik, sa oled liiga emotsionaalne, sa peaksid ka olema rohkem nagu, ma ei tea, Mart või Mari, on ju. et jah, nagu ma ütlesin, et ega tegelikult ta nagu eesmärk ei ole halb, et ta ei taha sulle halba, vaid eesmärk on nii-öelda nagu hea. ja mis on siis nagu hea selle kriitikuga teha, et võib siis nagu küsida näiteks, et kui ta häiribki sind, eks ju, et kui ta on sul nagu edasi viiv jõud ja ta sind arendab ja paneb nagu kriitiliselt mõtlema, et jah, et kas see on okei või see ei ole ja sulle see sobib. aga kui ta sind nagu häirib, kui ta sind liigselt nagu ära materdab, et see ei ole nagu arenguks hea, siis sa võid nende sõnumite peale, mis ta sulle annab, lihtsalt kõvalt küsida ka selle, et kas see on tõsi. see, mida ta nii-öelda nagu sinu kohta väidab või küsib, et kas see on üldse tõsi. ja kui sa ei tea, kas see nagu on tõsi, onju, et mõnikord see räägib ka mingi loo meist, mis oli 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi, siis sa võid vaadata, et mis on need näited, mis tõestavad näiteks, et ei, et see ei ole tõsi. et näed, et sellistes olukordades ma ju sain hakkama, kõik läks hästi, ehk sa saad teda hakata nagu vaigistama, sa saad selle kriitiku häält nii-öelda vähendada. või võid sa ka näiteks mõelda, et okei, mille eest sa praegu mind kaitsta tahad? mul on järelikult on mul nagu ebaturvaline, eks ju, mille eest sa mind kaitsed? ja siis sa saad juba ise nii-öelda otsustada, et ei, aga mina tahan ikkagi minna, mina tahan olla, mina tahan ma ei tea, sõna võtta. et võtta rohkem see nii-öelda kontroll tema käest nii-öelda endale, aga see hakkabki jällegi läbi sellise märkamise, et kui sa seda üldse nagu ei märka, siis ootamatult sul võibki olla niimoodi, et sa oled seal, istud seal kodus ja kuidagi tunned ennast väga niimoodi ebakindlalt ja, ja ei julgegi paljusid asju teha või elus proovida või ongi arvamust näiteks avaldada. et siis sa võid hakata märgata, et kas see on äkki kuidagi seotud selle sisemise kriitikuga. ja teraapia vormis on ka muidugi seda, et selle kriitikuga tehakse ka dialoogi, et täiesti selline nii-öelda nagu kahe inimese vaheline nii-öelda dialoog tekib. ja kui seda teha läbi sellise alateadliku töö, siis on seal reaalselt isegi võimalik avastada, et millal see nagu kriitik esimesena nagu niimoodi suuremalt pead tõstis, ennast ilmutama hakkas. et see tihti võib olla mingisuguse konkreetse nii-öelda sündmusega meie lapsepõlvest seotud ja sealt ta siis hakkab nagu edasi arenema. ja ma olen palju teinud selliseid teraapiasessioone, sest kriitika on tihtipeale suur osa inimeste elust. ja siis on selle kriitikuga võimalik kuidagi rohkem nii-öelda nagu sõbraks saada. et see on võib-olla naljakas, kui sa ise ei ole midagi sellist nagu kogenud. et see kõlab veidi nagu müstiliselt, aga see reaalselt nii-öelda nagu toimib. ja see kriitik ka rahuneb maha, et ta saab ka seal nagu selle dialoogi käigus nagu sellise sõnumi, et jah, aitäh, et sa mind nagu oled aidanud, aga mul enam ei ole sind nii palju vaja, et sa ei pea nii valjuhäälne olema, et sa tahad mind kaitsta, aga nüüd sa teed mulle tegelikult juba liiga. vot, ja kutsungi üles
uurige oma kriitikut, saage temast teadlikuks ja märgake siis, mis sõnumeid ta teile annab. uurige, kas need sõnumid on tõsi, millised on faktid, mis näitavad, et ei ole tõsi, et olukord on juba muutunud. ja, ja siis vaadake, kuidas see teis midagi muudab. aitäh!